Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere õhtust, kallid rallisõbrad, ütleme teile kuuenda käigu stuudiost Delfi meedia majast 4. korruselt kinniste uste tagant. Roland Poom. Jätkuvalt siin ja jõudsin kohale. Ja Gunnar Lehest, täna mina, hommisest alates on teiega Eigo Kaljurand. Aga meil on tegelikult kella peale minek, sest Jaan Martinson vuhib meil seal intervjuusid teha, vahi pensionäri. Tubli. Võtke pensionäride eeskuju. Mingi Soome rallile. Aga võtame Jaanile kohe kõne tagasi ja kuulame, kuidas tema päeva muljed on olnud. Hallo. No nii, Jaan, oled meil põhimõtteliselt otse-eetris. Kuidas siis tänaselt päevalt muljed on? Suu on kisamakkarid täis, aga katsu selle kisamakkari vahelt ka mõni sõna välja saada. No jaa, tegelikult see võistlusvorst, mida ma sõin, oli tegelikult päris maitsev ja tegi kõhule nii-öelda pai, sellepärast, et tükk aega ei olnud midagi söönud. Ja seal oli ju olukord kriitiline, sellepärast, et vorstid hakkasid otsa saama ja nad nagu tellimust isegi vastu ei võtnud ja siis ma võtsin mikrofoni kätte ja ütlesin, et tahan kiita teie kisamakkarat ja siis nad tädid halastasid mulle ja eraldasid ühe vorsti. Et sai nagu video tehtud. Sellepärast me tegelikult sinna kiiruskatsele ju läksimegi. Ei, väga kihvt. Aga räägi, mis Ott värskelt kostis, sest viimastelt katsetelt meie intervjuusid ei saanud. No ta ikkagi ütles see, et no me küsisime, et hommikul ilm oli kepp ja pärastlõunal kehvemaks läks, eks ta pidi paduvihmast teed sõitma ja teistele jälge sisse ajama, aga ta ütles, et need tingimused ei olnudki nii hullud, aga ikkagi auto ei vea praegu välja. Et siin nii-öelda esimesena startides ja ta ei tööta nii, nagu peaks töötama. Ja asi läks veel hullemaks sellega, et nad libisesid ikkagi rajalt välja ja vastu puud ja see lõhkus ära jahutussüsteemi. Ja siis neil oli sellega tõsiseid probleeme, et nad pidid liikuma, nad ei saanud nagu seisma jääda, muidu kuumeneb seal auto üle ja kõik, et seda jama oli kõvasti ja siis nad ei saanud kõigepealt seda kapotti, mis lahti tuli ja seal oli väiksed kahjustused esiosas, et ei saanud seda korralikult kinni ka ja see siis piiras nägemist eelkõige siis Martin Järveoval, aga Otil ka, et sellega oli ka nagu häda ja aga lõpuks siis nad võtsid ikka vaata, et paar rulli seda MacGyveri teipi ja siis sellega said auto kapoti enam kinni. Ja noh, mis nüüd järgmisest päevast rääkida siis ja pühapäevastest nii-öelda punktidest, siis Ott ütles, et selle autoga suuri punkte ei saa. Et sellega ta pani intervjuuga punkti ja nii kurb kui see ka ei ole, on see ralli tundub, et täiesti pekkis. No jah, eile veel kuulutasime, et kui vihm hakkab sadama, siis on ju pidu meie õuel. Jaa, aga ta hakkas vahetult enne kiiruskatset ja kui ta oleks hommikul sadanud, eks, et siis oleks ta selle kruusa kinni löönud, aga ta hakkas õhtul sadama ja täpselt just pool tundi enne siis katsete algust me sõitsime sellele kiiruskatsele ka, oli ikka nii hull paduvihm, et klaasipuhastajad töötasid täies rütmis ja siis vahepeal mõtled, et peaks tee äärde seisma jääma, sest muppigi ei olnud sealt klaasist ikka läbi näha, töristasime seal mingi 40 kilti tunnis ja et samas, kui see vihm oleks tulnud pärast Ott Tänaku finišeerimist, oleks ju pidu olnud meie õuel, hurraa! Et seal oleks teised vennad niuka paarkümmend sekundit rahulikult kaotanud. Nagu Latvala, miks pärast oli ju Latvala sellel ühel kiiruskatsel 25 sekundit aeglasem, sellepärast, et tema jäi paduvihma kätte. Aga nagu meil
üks kuulus poliitik teab, eks sa ei saa maailmas kontrollida kahte asja, üks on ilm ja teised on toiduainete hinnad. Just. Ja nüüd siis ootad Virvest ja Linnamäed, kes tegelikult ei tee üldse pahasõitu, on päris esikoha konkurentsis. Ja tegelikult olgem ausad, ega ise nagu ei uskunud ka seda, et need vedad niivõrd hästi sõidavad. Sest siin on ju kohal kõik WRC2, Rask ja Kahurvägi, kõik maailma parimad on kohal. Ja vennad sõidavad praegu ikkagi jahivad kaksikvõitu. Et vaatame, kuidas see üks soomlane seal saaks ära karistatud ja siis oleks asi tehtud. Aga no siin on veel 2 päeva minna ja ega see Rally 2 autoga ei ole nii lihtne sõita, nagu demonstreeris Rally Estonia üldvõitja, mitte Peter, vaid Oliver Solberg, eks, et maanduskraavis. Et nii need asjad siin käivad, aga Virves ja Linnamäe on tõesti kõvad. Veel midagi ägedat on juhtunud, mingit pulli on saanud? Ei, siin nagu korraliku pulli ei saa, tähendab, siin oli vist ralli avamise eel oli äge, oli see, et soomlased saatsid oma lennuväe Jyväsküla rallipargi kohale ja siis demonstreerisid vidurlendu, lendasid mitu korda üles, tegid seal neid tüüpilisi hävitajate trikke, eks, et üks läheb paremale, teine vasakule, lendasid seal nelinurgas ja kõik nii ja selle peale ma mõtlen, et peaks Urmo Aavale ka ütlema, et järgmisel aastal Rally Estonial võiks meie lennuvägi ka oma 2 moosiriiulit välja ajada ja siis natukene rahva kohal sõita, et rahval on kindlasti hea tunne sellest. Jaa, me edastame selle mõtte Urmole ja Urmo kindlasti kuuleb ka meie saadet, nii et ole tervitatud. Kuule, aga selge, oota siis Virvest, ta varsti hakkab sõitma ja on ka sinu poole teel. Davai, homseni, tšau. Nii, sellise jutud siis. Ma siin rööprähklen samal ajal, aga et blogi ju tuleb püsti hoida, et ei saa blogi ju seisma ette saate nimel, ega vastupidi, ega see saadet tegemata jätta blogi pärast. Ei saa, on saatekuulajad, on blogilugejad ja siis on mõlemad, et ei saa, kõik peavad oma osa saama. Kõik peavad õnnelikud olema. Absoluutselt, aga ega sul ongi vist viimane auto seal teha ja Martins poiss ja siis on natukene hingetõmba-aega, kui tulevad meie mehed ja saame vaadata, mis kohale nemad jäävad, küllap nad sinna teisele ja 3. kohale jäävad. Ja, no nii, millest me alustame? No sellest, et Pahandus on meil tee puhastamisega. Lugeja, nimetame teda Ristoks, saatis meile küsimuse või ütles seda õigemini koridoris, et kas me nüüd hakkame Evansi ees vabandama, kui me Evansit kirusime, et ei oska teed puhastada. Okei, väga selline intrigeeriv küsimus, millele tegelikult ei oskagi hästi vastata. Ma ei oska vastata sellele küsimusele. Peab vabandama? Ei, selles mõttes, et ei mingisugune võib-olla viisakas õlapatsutus oleks tarvis teha küll, jah. Et ei, nagu ütleme nii, et Sebastian Ogier, Sebastian Loeb on olnud maailma parimad teepuhastajad. Ja nii on. Ja kõik, mis on pärast, kes siis, ütleme, teepuhastajana ei suuda poodiumile sõita, on selline nagu, kuidas sa ei hakkama ei saa, teised saavad ju. Aga ei, midagi ei ole teha. Selles mõttes, et mõnele sobib. Tegelikult Ott andis väga hea vastuse sellele, minu meelest eile. Või äkki olla, tegelikult täna vist oli ikkagi, et kuskil ta mainis, et selleks, et puhastada teed kiiresti, pead sa oma autot ikkagi ülihästi tunnetama igas olus. Ja kui sa seda ei tunneta nii väga hästi, siis ei ole ka võimalik kiiresti teed puhastada, aga teed on võimalik alati kiiresti puhastada. Ja me teame Oti ja Hyundai sellist suhet, et see on selline armastuse ja vihkamise suhe olenevalt etapist kogu aeg. Ja lihtsalt tegelikult siin täna on see natuke see vihkamispool lihtsalt, et midagi pole parata. Selline see olukord on. Tegelikult ei olnud midagi katastroofilist veel enne seda kui tulid vihmad ja jutud, see on pigem selline ka, ütleme, natuke sellist halba õnne juurde.
aga ega see väljasõit tegi asja ära, et ütleme sinnamaani tegelikult ma arvan, et oli selline piiri peal rahuldav puhastus tegelikult täiesti tehtud. Kas Hyundai mootor jääb teepuhastaja jaoks lahjaks? Võt ma ei oska nüüd öelda, kuidas need autod, mootorid ikkagi on suuresti päris võrdsed, ühesõnaga tehnikad meeskondade vahel on ikkagi väga võrdsed. Kas tõesti on seal mingisugune väände moment on Toyotal suurem oluliselt kui on Hyundail? No numbritena seda nagu välja ei tule, mis on ametlikud numbrid, aga mis on tegelikkus, no ei tea, võib-olla seal tõesti on mingisugune küsimus seal ka olemas, et ma tõesti saan aru, kui Fordi piloodid ütlevad, et selle auto mootori poole pealt on jõudluse probleemi tee puhastaja rollil, aga kui niimoodi on meile öeldud piloodi poolt, siis me peame seda uskuma, et ega meil nagu liiga palju arutleda selle ümber ei ole, et ütleme, paberi peal ei tohiks olla. Paberi peal ei tohiks, jah. Aga selles mõttes ega pärast ka seda avariid me saame aru, et kui seal oli jahutusprobleem ja seistada ei saanud, järelikult auto jahutus ei ole piisav, kuskilt hakkavad need hobujud ikkagi ka ära kukkuma, et auto ei tööta 100%-lise jõudlusega tõenäoliselt, kui ta tahab seal olla kogu aeg natukene üle normaalse töötemperatuuri siis on ju, et see tähendab, kui ta on seal üle normi, siis see tähendab, et ka kuskilt tuleb mingisugune järeleandmine jõu poole pealt, et see võib olla ka selle nii-öelda väljasõiduga siis seotud. Jaa, ma parasjagu panen siin blogi lukku. Et ma panen monoloogi edasi või? Panen monoloogi edasi, muidugi. Ei no okei, võtame siis selle Oti Offi ka siin nii kaua, kui sa seal toimetad. Korra käime läbi, et tegelikult hästi rumal olukord ja tegelikult tundus, et väga kontrolli all oli kõik. Kuni siis vasaku, nii-öelda see oli selline kerge vasak pallide vahele, kerge vasak ja kohe selline parem, natukene teravam kurv otsa. Hoogu tegelikult ei olnud palju. Tundus, et siseneti õige kiirusega ja selles nii-öelda kurvi apeksi hetkel, mis on siis kurvi täiesti keskosas ja nii-öelda kõige aeglasem osa, kus siis tuli hakata kontraga otse paremale poole ära viskama autot, et paremasse kurvi hakata keerama, siis tagaots kas ta läks sellise libeda killu peale tõenäoliselt, mis ei olnud auto sõidujoones enam. Miks ta sinna läks? Oti kommentaar oli selliselt, et nii-öelda snappis alt ära ja tegelikult üli sarnane Rally Estonia sellele pallile, millest meile siin Urmoga rääkisime sellest samast kohast, täiesti sarnane olukord ja täiesti sarnane stsenaarium, lihtsalt selle vahega, et Soomes oli seal ees puu, Rally Estonial oli seal ees mitte midagi, et ta sai tagurdada ja edasi sõita, aga minu meelest üks ühele stsenaarium Rally Estoniaga. No jah, kurb. Aga mis siit veel päästa on? On üldse midagi päästa sellest rallist? Homme stardime jälle teisena? Jah, teisena ta on õnneks harjunud startima mõnda aega. Aga mis siit tõtt on, ega ma korra vaatan tulemusi üle, et kus me nagu ajaliselt oleme, et tõenäoliselt on ikkagi M-spordi poisid vaja kinni püüda ja olla seal punktide mõttes Evansi taga, et puhtasõiduga tõepoolest Soome ralli lihtsalt on niivõrd kiire, et kui me vaatame, siis Evansi kaugus on juba 30, ütleme 40 sekundit, seda Soomes ei ole võimalik puhtasõiduga sõita ära. Et parim stsenaarium on see, et me võtame M-spordid ära, Josh McKerlani, Martin Sesksi ja Evansi selja taga tuleb püsida ja loota, et keegi siis Evansit mööda ei lase. Samas ees on Toyotad, et Evansit on võimalik sealt väga palju eest tõsta, kui me lõpuks nii-öelda lõpuprotokolli mõttes hakkame rääkima, et võtame Ožeeri, Bajar ja Katsuta ära eest, kui me peaksime selliselt lõpetama, et sealt on võimalik Evans tõsta tegelikult ka 4. vajadusel. Aga selles mõttes tänases olukorras tahaks loota, et võib-olla tiimitaktikat ei tehtaks, kui me peaksime hüpoteetiliselt lõpetama niimoodi, et Evans ees on Toyotad. Et nii ta on, saime siin maitsta nüüd korraks seda tabeli liidri rolli, aga peame ikkagi lootma, et ralli on pikk ja ei taha kellegile halba, aga kõike võib juhtuda ikkagi veel. Ma nägin kuskil päeva jooksul seda live standingsit ka, ei tundunud tegelikult üldse jube, ootega ma vaatan, mis ta praegult on. Võtame 9. katse lõpuseisuga, see on praktiliselt sama. Evans 167,
Rovanperä 163, Ott 163, Ogier 149. Ehk 4 punni jääb Evansiga vahe, kui peaks täna punktid lukku. Kujutad ette, kui lahe tegelikult. Tegelikult ei ole ju midagi lahti. Ei, kõik on hästi lahti ja nagu, aga kui lahe on see, et 3 meest, kui tihti me näeme, et 3 meest sõidavad, okei, tegelikult Ogier ka väidetavalt siis on eilise jutu pealt on huvitatud võib-olla sõitma hooaega lõpuni, kui siit tuleb hea tulemus, on ju. Et no see on, ütleme, spordi mõttes on see ülimalt põnev lahendus praegu, mis siin täna toimub, aga kuna see on ikkagi alles reede õhtu, siis kõike võib juhtuda ja Soome on halastamatu. Aga nüüd võttes need jutud, et selle autoga on ikkagi midagi lahti, siis kuidas Toyota ja Hyundai vahekord tundub Paraguay's ja Chilis? Paraguay's ja Chilis oleks ju siis hea startida mitte esimesena. Et kõige lihtsam lugu. Aga mis me ütleme, et ega Ott ei ole selle autoga kunagi rahul olda, samas punktitabeli liider on, et me peame natuke seda võtma sellise koefitsiendiga. Jah, täpselt, et me ei saa kogu aeg nagu mõelda sellele, et see on nüüd paras küna. Tegelikult ta sõidab, ta on tabeli liider selle autoga, et arusaadavalt sellel autol on mingid spetsiifilised omadused, mis temale lihtsalt jätkuvalt ei meeldi, millele lahendust ei ole ja nii ta on. Ja lihtsalt tulebki kasutada natuke teist taktikat sõites, kui võib-olla kunagi Toyotaga sõites, et mõnedes kohtades tuleb riskida üle oma normi, mõnedes kohtades siis kui sõidad natuke nii-öelda turvalisemat joont, siis kaotadki rohkem. No. Ega nii ta lihtsalt see reaalsus on selle autoga. Kuulame vahepeal, mis Martin Järveoja ütles. Kuulame. Järveojad, vägagi karm päevena, et puhastasite teed pärastlõunal vihm, siis olite vahepeal reisijad ja puu pidas teid kinni, et väga hästi võtsid kokku, kõik. Jah, kõik, jah. Aga ütleme niimoodi, et tunne ilmselt väga happy ei ole. Jah, nende kohtadest ei tahaks kunagi võidelda, aga hetkel on olukord selline ja ega teada oli, et ega see lihtsalt midagi ei saa olema. Ilm tegi kahjuks selle veel raskemaks, et kui ikkagi rööpas on vesi, siis füüsika vastu ei saa. Ja. Aga tegelikult läks kõik nii untsu, kui minna sai, sellepärast, et see eilne vihm ei sadanud maha õiges kohas teie jaoks või siis sadas seda vähe. Täna oleks see vihm ju võinud pärast teie finišit, pärast lõunasel esimesel kiiruskatsel alla tulla, aga ei tulnud ja kõik on teie vastu siin just kui. Jaa, sa oled nii elukogenud mees, et sa peaks teadma, et oleksid ei loe kahjuks, et kahjuks elame hetkes ja lihtsalt nii on täna olukord. Et me ei saa kontrollida toiduainete hindu ega ilma. Ütle, kui hull see vigastus oli ja alustuseks te ei saanud ju seda päris korda teha, et see kapott oli üsna niimoodi õhku lendamas sealt. Jaa, et siin proovisime seal alguses ei õnnestunud võib-olla nii hästi kinnitada, et tuli uuesti suure õhuga, õhu lükkas sinna kapoti alla, lõi uuesti lahti, et siis oli nähtavus oli üsna halb, aga viimaseks 8 saime enam-vähem korda. No kaardilugeja, nagu sa oled öelnud, eks tagumik tundega tead, kus kohas te olete ja kurbide järgi, et või oli probleem, et sa väga hästi välja ei näinud? No jah, suure hoo peal läks kapott päris kõrge, nii-öelda tuli vaatevälja, aga siis kui pidurdama hakkas, siis läks jälle nii-öelda vaateväli, tuli tagasi, et saime hakkama. Ja jahutussüsteemiga oli vist ka probleem, et ei saanud väga seisma ja vist jääda, pidite liikuma või kuidas sellega oli? Jaa, meil läks kokkupõrgepuuga tegi seal omad kahjustused. Jah, et homme uus päev. Homme uus päev, usun, et võiks parem olla kui täna. Võiks. No võttis kõik kokku, et kogu olukorra oma headuses ja halvas.
toiduhindadest rääkida ei tahtnud. No, mis sa ikka toiduhindadest räägid? Käibemaksu ei alandata ja nii ta on. Vaata, pensionäril ikka omad mured. Ja, et Jaanil on aega ikkagi mõelda toiduhindade peale, samas käia Soomes kallist rallivorsti söömas. 3 eurot oli, vaatasin hinnakirjast. Väga hull ei olnudki. Siis on ju oluliselt parem. Okay, muidu oleks ju Jaan olnud esimene siin täna õllesummeri järtsis 15 € šašlõkki ostmas. On 15? Ma ei tea, ma arvan. Ma lähen homme. No võta siis... Teen seal tööd muuses. Lähed pilli mängima või? Boksivõistlus The League. Okei. Väga lahe. Teeme väikse video, jah. Aga räägib teistest meestest ka, et... No tegelikult ju rääkida on. On. Üllatusmees. Kes on üllatus? Kalle või? No Kalle. Ma ei teinud ennustust, aga ma ennustasin eile. Kahtlane ta oli, aga tegelikult ju arvata, ei olnud arvata midagi, loota vähemalt võis, et äkki Kalle teeb midagi ja leiab midagi, sest ta oli sellise kahtlase olemisega, ma pean tõdema, ta oli kahtlane natukene rallit ja ta oli kuidagi kahtlaselt, ütleme, enesekindel. Ja mul on hea meel Kalle üle, et ta on midagigi leidnud, et ta suudab olla seal, kus ta tegelikult olema peaks. Et selle üle on ülihea meel. Ta küll ütles, et ta sõitis pigem sellisest mugavustsoonist väljas terve päev, aga ühtegi sellist momenti, mingit draamat otseselt ei olnud, et peab kiitma. Hea päev, ülihea päev Kalle poolt igal juhul tehtud. Ja 3 katsevõitu, kui ma ei eksi. Jaa. Katsuta oli ka üli enesekindel, me naersime ihaha. Ja. No, Katsutaga, temast tahaks rääkida siis, kui ralli läbi on. Et enne ei taha kiitma hakata. Ei, ta oli ikka paar actioni kohta oli, et näha, et mees paneb ka, kui Kalle ütleb, et ta sõidab piiri peal, siis ma arvan, et Taka paneb natuke see üle piiri. Kalle ütles ka, et ikka kohati üle piiri tuleb sõita, et seda tempot kanda, aga Takamoto Katsuta puhul momente ja asju vaadates, siis võib-olla tegelikult, ideaalis võiks grammi tagasi võtta, et miks ma ütlen, et pühapäeval võiks alles Katsutast rääkida, on kahjuks see ajalugu kipub selline olema, et üks päev sõidetakse täitsa kiiresti, aga teine päev kas tahavad hakata vead sisse tulema või tahab täitsa see asi ära lõppema hakata, et tänase puhul peab küll kiitma, pole midagi öelda, päeva lõpuks 8,1 sekundit liidrist taga, Formoga äge võitlus veel viimase Harju katseni välja, 0,4 poodiumist lahutamas, nii et tänase puhul tuleb küll öelda, tubli. Väikse ihaha tegime eile Neuvilli sõnavõttu kohta ka, et läheb Otilt ja Johansilt punkte võtma. Võtabki päris korralikud punktid. No jah. Hetkeseisuga vähemalt. No hetkeseisuga küll, et samas ega Thierry on olnud ikkagi viimastel aastatel nendel kiiretel rallidel päris hea. Et ei saa öelda, et see nüüd päeva lõpetada poodiumi kohal oleks midagi üllatuslikku. Lihtsalt see kombinatsioon, kes seal poodiumil on, võib-olla on natuke üllatuslik, et ka Formo seal jätkuvalt on, et küll eelmise aasta poodiumi mees Soomelt, aga nagu Thierry poolt nagu jällegi, kõik need top 3 meest, aga me peame nagu kiitma tegelikult kõiki neid mehi, kogu top 5 peab kiitma, sest seal on sellised mehi, kellest poleks nagu suurt osanud arvata enne rallit, et kui me Kallest rääkisime, et oli selliseid seisukohti, et kas on või ei ole ja kas on midagi siit oodata. Formo poolt ei osanud ka nagu otseselt midagi oodata, et küll eelmine aasta poodium võeti, aga see võeti ka niimoodi, et seal ju ikkagi eesotsas olid ära kukkunud mehed. Nagu Katsutast sai räägitud ja Pajari samamoodi, et kõik see top 5 on 15 sekundi sees ikkagi megapäeva ära teinud, need kõik mehed. Jaa, isegi Sami saab asjale pihta. No täpselt, saabki. Me kandsime ju pärast rallist täitsa maha ju. No kantsimegi selle klausliga kandsime maha, et kui Soomes midagi ei tee, siis on ikka täitsa õudus majas ja tuleks hakata seda lepingut üle vaatama, et kas seal mingi punkt on, et äkki saaks autost välja tõsta. Tänase Soome puhul veel nagu vist ei hakkaks seda lepingut käest ära tirima, et kui tal on antud selge ülesanne, et Soomes tuleb esineda ja kusjuures ega ka nagu Katsutaga, mis tuli hiljem välja Jaapanis, eelmise aasta Jaapan oli vist, kui oli nii-öelda selline salastatud info justkui, et kui seal ka ei suudeta tempot teha, siis Katsutaga on auf Wiedersehen. Siis ega me ei tea, võib-olla Pajariga on ka see midagi kuskil juba natukene
mainitud, sest eilne ka lugeja küsimus oli ju, või vaataja küsimus oli see, et Bajari ja Katsuta olid kuidagi väga veidrad seal Dirtfishi rekke intervjuus ja me ei tea, võib-olla tehtigi midagi, et kui öeldigi, et kui Soomes ei tule, siis põhimõtteliselt nii ta on, et selle hooaja ehk võib lõpuni töristada või võib-olla juba leiab kuskil mujalt rallilt Oliveri sealt roolist, et me ei tea. Täna võime öelda, et ta esineb väga tublisti. Mis me Ogier kohta oskame öelda? Tahaks küsida jälle, mis mängu ta mängib? Sükest ettevaatlikku kavala rebase mängu või? 6. koht, 17,6 Rovanperest maas. Huvitav on see, et ta ütleb, et päeva lõpuks siis, et nende stardipositsiooni kohta tegid nad väga hea päeva. Positsioon oli 3. Pole nagu halb koht, kus startida iseenesest ju. Et okei, Evans on startis teisena ja on ka selline grammi võrra tagapool Ogierist, et justkui nagu peaks uskuma teda, et 6. positsioon küll nagu tulemuse mõttes on pigem selline, peame ütlema keskpärane, halb ei saa öelda, aga samas kaotust ei ole ka nagu palju, et 17,6, aga võib-olla ikkagi oleks tahtnud natukese sellist kuidagi nagu natuke seda Sebastianilikku midagi ei puudu, mida nagu oleks oodanud, et sellist kohati võib-olla sellist näitamist, kogemuse pealt näitamist, ja ma arvan, et ka seal mõni noorem mees oleks võinud võib-olla selja taga olla, ma ei tea, Bajari ära võtta või Katsuta pole nagu enam nii noor mees, aga kogemusega selle Bajari oleks võinud üle sõita näiteks, et midagi jääb nagu ikkagi päeva kokkuvõttes sellist, et oleks tahtnud nagu justkui midagi veel näha, aga täiesti keskpärane stabiilne tulemus, aga nagu öeldud, 17,6 sekundit, homne pilt võib olla see, et ta võitab täiesti selgelt poodiumi konkurentsi selle, et kuna stardipositsioon homme on ju ikkagi oluliselt parem, stardib 6. siis see võiks olla ju 3 kohta parem kui täna oli. Kas Evans oma 7. koha ja kaotusega 26 sekundit võttis päevast maksimumi? Ei, maksimum ikka ei võtnud. Jällegi, ma arvan ka, et siin oli nagu ruumi ja Evans on oma sõiduga, tundub hetkel üldse sellises, võib-olla see esimesena startimise pikkus, kui terve hooaja ta sisuliselt teinud seda on, et see on kuidagi jäänud äkki natuke pikaks talle, et ta kuidagi ongi mentaliteediga selline juba nagu võtame asja turvaliselt ja mängime ainult pikka mängu. Samas tiitli mõttes ei ole ka see otseselt vale, lihtsalt kuskil nagu tuleks hakata siis tegema, et arusaadavalt, kui asfaldirallid tulevad, siis mõned asfaldid siin on tulemas veel, et seal ta jälle saab nagu oma tööd tegema hakata, aga ütleme nii, et Elfin Evansilik sõit reede kohta, et küll ta ei startinud esimesena, aga sisuliselt see ikkagi üpriski sarnane selle nii-öelda varasemate startidega kokkuvõtet päev võetud. 8. mehe ehk siis parima M-spordi mehe Martin Šeskiga minul üks probleem. No nii. Need inside joke'id mulle ei istu. Ma tahan kuulda katse lõpus, kuidas sul katse läks. Ma ei viitsi neid Alabamasid ja Texas. Ja. Ma ei pannud ühtegi Alabamat blogisse kirjas. Mis sa panedki, lugeja ei saa aru midagi, Ja, ei, muidugi. Õige jutt. Aga kas keegi üldse aru saab, mis need... Ei, seal ikka vist küsiti, et mida see tähendab või ei küsitud? No lõpus oli juba, ta keeldus vastamast, ütles, et on sisekood või mingi siuke asi. Okei. No mees on natuke mugavaks läinud intervjuusid andes. Tuleb siis natuke nahutada, tuleb sõnum saata, et kuule, võta kokku. Aga ei, ma ei teagi. Ütleme, M-spordi puhul on seda kolmikut vaadates, selgelt ju, kui tulemuse mõttes on ta päeva kokkuvõttes kõige kiirem, siis peab ütlema, et ta on kõige paremini esinenud ilmselgelt. Ma arvan, et tal on see probleem jälle, ta on esimest korda sisuliselt Soomes. Natukenegi, ta pole Rally 2-gagi seal võistelnud, et ta võistles seal 2019 junior WRC-s ja
ehk siis sisuliselt nende on-board videotega, mis tal olemas on, pole midagi teha, ainus, mida ta, ka legendiga pole midagi teha, mida ta ütles meile Rally Estonial, et see legend tegelikult, mis tal on aastast 2019, kui tal MM-rallide mingi esimene kogemus tuli, siis tollest hetkest seda legendi pole mõtet kasutada, et kõik on nii palju muutunud. Esimest korda sõita Soomes Rally 1 autoga on kindlasti üli raske, et kas oleks arvanud, et ta hakkab võitlema siin mõne kõvema vennaga, no ma ei tea, kas nüüd täpselt just seda oleks arvanud. Selle asja probleem ongi vaata see, et kui sa ei ole ka isegi seda nagu vaheastet teinud, noh nagu Solbergi puhul oli reaalselt ju Eestis, ta on sõitnud seda igast asendist, nagu iga madalama klassi autoga. Ja tal on see teadmine olemas. Tal on legendid olemas, mille pealt nagu ehitada seda Rally 1 peale, aga Martinsil seda ei ole. Ja M-spordi Josh McKerlinil ka seda ei ole. Et siis ongi see, mida me näeme, ongi see, et nad on best of the rest ja teevadki oma meeskonna sisest võidusõitu lihtsalt. Et ei saa öelda, et ta nagu halva päeva oleks teinud, sest kokkuvõttes 40,5 sekundit maas päeva ja liidrist, noh, ei ole nagu mingi traagika, aga kuna see esiots on seal lihtsalt nii tihe, siis välja paistab nagu traagika küll. Ja kahest viimasest M-spordi mehest vist ei hakka rääkima? Ei, no Munster on ikka õudus. No täielik pettumus ja suur pahandus on minu meelest üldse see, et see olukord selline on, et kohati pean tunnistama, et oli isegi neid on-board'e piinlik vaadata, et kui seifilt ta seda kõike võttis seal. Et korraks tuli hommikul üks moment sisse, kus oli kõva selline libisemine, lohisemine, tuli vist selline poolspin. Pärast seda kõik. Oligi sõiduga kõik lihtsalt. Ja minu meelest päeva lõpuni oligi kõik. Et ei ole nagu siin mingit vabandust öelda, et noh, tal on selle autoga juba natuke sõidetud ikka. Me ei saa öelda, et mingi suurte kogemustega sõita, aga natuke on ikka nüüd juba sõidetud. Et olla ka oma meeskonna siselt, kusjuures sul on 2 meest meeskonnas, kes sõidavad esimest hooaega, üks paneb üldse poolikut hooaega ja vahed on ikkagi Soome mõttes suured. Et no jah, et ütleme madalamaasse klassi kiiresti tagasi. No WRC2 ka kiiresti enne, kui me küsimuste juurde lähme. Roope Korhonen esimene, Robert Vires teine, Georg Linnamäe 3, Jari-Matti Latvala 4, Mikko Heikile 5 ja Yuki Yamamoto 6 ja siis tuleb Romet Jürgenson 7. On sinu jaoks üllatus, et Robert ja Linnamäe seal eesotsas möllavad? Kuule ei, Robert ei ole üllatus. Robertis täitsa uskusin seda, aga et Linnamäe niimoodi peale hoiab ja nii taga püsib ja oli ka Virvesest vahepeal ees. Võt see on küll üllatus. Et üli lahe näha seda eestlaste võidusõitu seal praegult. Et Georgi poolt ma ütleks, et on, nagu ma ütlesin, et suurem üllatus kui see, et Virves suudab seal ees olla. 1,5 sekundit oli enne 10. kiiruskatset nende vahema kähku vaatan. 10. natuke endis Linnamäe juurde 1,7 sekundit päeva lõpuks. Et suurepärane andmine. Ma loodan, et mõlemad kestavad lõpuni ära. Aga see WRC2 konkurents on ka ikkagi meeletu konkurents on seal klassis, et kõikidele teistele meestele lisaks vanamees Jari-Matti Latvala ka veel ässab seal ringi ja oli vist isegi kuskil seal liider vahepeal või seal teise koha peal. Oli liider või? Jah. Kuniks ta sai oma selle vihmasaju kaela. Et no tummine andmine, et Oliver Solbergist natuke kahju muidugi, et seda võidusõitu ei näinud. Pani siis üle nipli. Jah. Jällegi, kui tuua mingit paralleeli selle väljasõiduga, siis väga sarnane eelmise aasta Kalle Roompera Soome väljasõidule, kus tegelikult Põhja-Pantseri alla kurvis parem kurv oli üpriski kitsas tee puude vahel. Autoga hakkas keerama, aga põhjalla jäi kivi, mis siis tegelikult tegi esiotsa natuke kergeks, tõstis rööpast välja ja see tähendas seda, et vajus vasakule kraavi ära ja sealt kerge tiir üle katus, aga no auto sinna jäi, et sealt liiga palju teha ei olnud. No, ütleme, kahju igal juhul, sest see võidusõit oleks võinud siin väga lahe olla lõpuni välja. Aga mis me ütleme Joosep Ralf Nõgese WRC 3 koha kohta? No,
pean ausalt ütlema, ei osanud oodata seda tempot, sest minu meelest alustati kohe teiselt katselt katsevõiduga. Lauka 1 katsevõit, mis on ikkagi nagu ülimalt üllatav oli kohe hommikusse. Ja nagu sa ütlesid, 9. katse lõpuks mitmest on nüüd? 3. praegu. 10. pole... Kas sa vaatad juunior WRC-d on ju? Ei, ma vaatan WRC 3, juuniorit ta ei sõida. WRC 3, okei. Ma vaatasin WRC 3. 4. Sa vaatad RC 3. WRC 3. Aga mina vaatan WRC 3, ma ei vaata RC 3. Mul ongi WRC 3 on peale pärast 9. RC 3 on ta lausa 5. Aga mina vaatan WRC 3 ja seal on ta 3. Pärast 10. kiiruskatset või? Peale 9. Okei. Ja. Siis on asi korras. Ja. 20,4 sekundit. See näitab seda, et see ei ole mingi lihtsalt kätte kukkunud 3. koht. Et see on ikkagi nagu tihedas võidusõitus 3. koht. Ees on siis Taylor Chill, kes on sarnaselt Romet Jürgensoniga Pirelli, ma ei tea, Star Driver, mis iganes selle asja nimi on. Ja Ali Türkan, kes on ka nagu igal rallil näidanud oma tugevust. Et see, meil on, võime öelda, 18 meest selles klassis selle WRC 3 sõitmas on ja hoida 3. kohta. Ja 4. koht on ikka täitsa Soome kohta täitsa viisaka kaugusel tegelikult, et 12,9 sekundit. Tubli töö. Lihtsalt tahaks loota, et jätkab selle tööga, et see auto sellise tempoga lõpuni tuua. Muidugi kaasa võime oletada, kas aitas ka see Rally 2 Rally Estonial, millega ta sõitis, kus ta tegi ka väga tubli töö tegelikult. Eile ka korraks arutasime, et kogus oma kilomeetrid ära ja lõpetas päeva ära, et selles mõttes sealt kindlasti oli selline hea kiire auto kogemus alla saada. Nüüd tuleb tagasi oma igapäevasesse Rally 3 autosse ja teeb väga head sõitu. Davai, küsimuste voor. Mati, vaadates hüppeid rallidel, mitte ainult Soomes, siis circa 90% juhtudest hakkab auto nagu kummuli minema ja põhimõtteliselt 99% juhtudest kaldub just juhi poole, ehk siis vasak pool on madalam. Millest tulenevalt? Kas raskuskese on kuidagi sinna poole ja kui siis miks? Oled sa täheldanud niisugust asja? Ei ole. Kas ma sain nüüd õigesti aru, et hüpete peal hakkab siis vajuma vasakule poole? See oleneb ikkagi ju kurvist ka või? Tahaks arvata, et see tegelikult oleneb nüüd pigem siis, kui on täitsa sirge tee peal, siis on muidugi natuke kahtlane, et ta peaks vasakule, et kas ta on kerge kurviga, kas auto läheb hüppele täiesti sirgelt peale. Kaalujaotus on ikkagi täpselt paigas. Ainus, mis seda kaalu siis jaotab kummagile poole, on võistlejate kaal. Aga see on ikkagi nagu marginaalne vahe enamasti, et kui just ei ole Sebastian Lööbi kõrval Daniel Elena, kes oli 3 korda suurem Sebastian Lööbist. Aga ma tõesti, ausalt öeldes pean tunnistama, et ei ole seda täheldanud, aga vastan niimoodi küsijale, et kaalujaotus ei ole sõitja poole kuidagi kaldu, et see on mingisugune hüpete anomaalia tundub. Siis küsimus, mis me lootsime eile, või lubasime eile, et võtame täna ette. Rene, võib-olla olete seda varem arutanud, aga mulle pole kõrva jäänud. Küsiks, mida arvate teie punktide jaotamisest, eriti 2. versus 3. koht, et esimene koht saab meil 25 punkti, 2. 17 ja 3. 15. Rene arvates on täiesti arusaamatu, 2. ja 3. koha vahe on ainult 2 punkti, sest isegi 3. ja 4. koha vahe on suurem. Poleks nagu vahet, kas sa oled 2. või 3. Pühapäeva punktid on ju palju olulisemad kui see, kas oled 2. või 3. Sellepärast oli Tänaku ja Neuvilli võitlus Rally Estonial eriti mõttetu. Mõistan seda probleemi. Vaata, varasemalt oli punktisüsteem siis 25, 18, 15, 12, 10, mis tähendas siis, et võitja osakaal oli suurem. See on täiesti loogiline. Võitja peab saama selgelt rohkem punkte. 2. koht 18, siis 3 punkti maha, 15, 3. koht 3 punkti maha, 4. koht 12 punkti. Ehk see 3 punkti aste oligi loogiline ja ta ongi minu meelest loogiline punkti süsteem. Edasi siis langes juba 10 peale, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Jah, et siis oli see
2 punkti, edasi tuli 2 punkti nii-öelda samm. No nüüd siis sellest aastast muudeti seda 17-15. Et on küll, ma arvan ka, et tegelikult see 3 on nagu küll miinimum. Aga ütleme, see punktitabel on selline, et tõenäoliselt seda, me näeme, ma arvan, et seda veel siin jätkuvalt mõne aasta jooksul mingeid pisimuudatusi seal. Kas see 18 ei muutunud 17 sellepärast, et nad tahtsid, et kuidagi ei oleks võimalik rohkem punkte saada kui esikoha mees? Ja, seal oli see nii-öelda seal väga palju... Et muidu võisid pühapäeva võita, olla teine või 3. ja ikkagi rohkem punkte võtta. Seal oli see loogika, et nii-öelda Excelis erinevaid formatsioone katsetati lõputult, et see tõenäosus oleks võimalikult väike. Kas ta on õige või vale, eks see on nagu keeruline küsimus. No mina olen ka seda meelt, et see vahe 3 on miinimum või mis võiks olla. Aga no lõpuks, nagu ma ütlesin, et tõenäoliselt me näeme mingeid minimaalseid punkti jagamise loogika muutuseid veel tulevatel aastatel ka, et saada see nii-öelda ideaalne kätte. Ma ütleks, et täna on see hea, aga tõesti see, et see 2 punkti on seal vahe, on nagu tõesti see teine koht tundub nagu tühine selles vaates. Aga no täna ta on nii, aga minu isiklik arvamus on sama, et ma nõustun sellega, et seal võiks muud moodi olla, aga samas jälle siis vajab nagu veel miski muutust, et me ei saa lihtsalt tagasi 18 panna, et siis see võimalus oleks niivõrd palju suurem, et ralli mittevõitja saab rohkem punkte. Rallifänn, kes nimetab ennast Rallifänn M-iks, on esitanud päris intrigeeriva küsimuse ja ma arvan, et siit tuleb päris pikem vastus ka. Olete kindlasti juba 100 miljon korda rääkinud ja eks ma saan võimalikest põhjustest ka ise aru, aga küsin ikka. Põnev oleks teiepoolseid põhjendusi kuulda. WRC versus F1. 14 etappi versus 24 etappi. Kuidas F1 suudab aastas 24 nädalavahetust võistlusi pidada versus WRC, kelle jaoks on ka 14 nii-öelda üle võlli. Etapid on mõlemal mööda maailma laiali, kui suur on erinevus 2 sarja logistikal ja mis põhjustab nii suurt erinevust, on küsimuse esimese pool, millele vastamisega mina mõttes jäin selles mõttes hätta, et ma ütleks, et kui WRC-l oleks ka pappi nagu muda, küll nad ka 24 teeks. Ja, ma arvan, et see juurpõhjus ongi selles, et eelarve küsimus, kui palju on meeskondadel raha, et seda logistikat ära händlida ja kui palju on raha ja sõita samamoodi on ju. Ja kui palju on raha ka siis nii-öelda promootoril, et kõike seda kupatust vedada, teha, toota ja nii edasi. Sest tegelikult logistika ei ole, päevad on ju üsna sama pikad tegelikult. Sa võtad, et lähevad ju ka F1 mehed reede hommikul juba kohale koosolekut pidama, vabatreeningud, värgid, särgid, et siit tuleb ikkagi selge erinevus, et kui F1 etappi saab teha põhimõtteliselt järjestikult veel nädalavahetustel ka, siis WRC etappi seda sisuliselt ei ole võimalik teha, sest kui pühapäeval lõpeb etapp, siis tegelikult on see, et mehed peavad olema esmaspäeval kohal. Järgmise uue nädala esmaspäeval on kõiksugu dokumentide lood, värgid, särgid, oletame, et see lahendatakse kuidagi muud moodi ära, et dokumentide võtmist, mingid muud tšekke ei pea tegema, alustame kohe teisipäeva hommikul. Siis tähendab, et meil jääks ainult esmaspäev reisimiseks uude kohta ja teisipäeval reke. Ja reke pikkus on selline 12-15 tundi päevas. Et see lihtsalt tapab inimesed ära. Et see ralli spetsiifika on lihtsalt nii suur, et 24 etappi ei ole mitte kunagi võimalik teha. Kas on võimalik teha 20 etappi, ka on kahtlane, aga ma arvan, et selline 18 piir tõenäoliselt oleks tehtav, aga see tähendab räigelt palju raha rohkem sporti, aga me teame lihtsalt F1 ja WRC populaarsuse erinevust ja see on ikka meeletu erinevus ja see, mis on meeskondade eelarved, on meeletu, et M-sport ei saaks mitte kunagi sellega näiteks hakkama, et teha 18 etappi, et nende jaoks on 14 juba täielik lagi ja üle lae juba. Jaa, aga võib-olla me liigume sinna poole, kui me rallit lühemaks täpselt, seal me võime alati nagu jõuda sellesse punkti, et
kuidagi on võimalik teha täpselt mingid lühikesemaid etappe, kus reke suudetakse 2 etapi reke võib-olla suudetakse äradagi teha 3 päevaga ja siis hakatakse sõitma, aga sõidetakse 2 erinevat etappi. Et seda loogikat on tõesti nagu lõputu hulk, mida oleks võimalik mõelda, et ühe nädala jooksul näiteks 2 etappigi ära sõita või midagi. Sarnaselt, ma ei tea, F1 sprindiga, on ju. Aga jah, eks see on selline kes ikka. Ühesõnaga, mulle tundub, et autorallis on neid muutuseid ikka väga-väga raske vastu võtta ja mingeid muutuseid sisse vedada. Et kui ka rääkida täna mingist sprintrallist, siis see tundub minu jaoks nagu juba uskumatult keeruline läbi kuidagi ajada, et tehakse küll neid nii-öelda natukese lühemaid rallisi, aga kui me teeks päriselt sellised, me hakkame teisipäeval teeme rekke, lõpetame neljapäeval rekke, aga selle 2 päevaga tegelikult me oleme äkki teinud ühe riigi kuskil ühes otsas rekke ära ja kuskil teisel pool natuke rekke ära ja me sõidaks äkki hoopis 2 erinevat etappi ühes riigis, et võib-olla oleks võimalik. Aga see on nii pikk lugu ja ma räägin, nagu ma ütlesin, VRC-s on nagu nii raske mingeid muutuseid läbi lüüa ja kui mingisugune muutus tuleb, siis fännid lähevad hulluks, ütlevad, et nad ei vaata kunagi seda sporti enam, et nad tahavad ikkagi sellist alati see 320 kilomeetrit kiiruskatseid ja nii nagu alati ja vanasti on olnud. Küsimuse teine pool on siis selline, et Vormel 1 saavad tiimid igal aastal vastavalt tulemustele Fiat preemiat ja VRC-s võistkondadel tuleb kogu kulu ise kanda või saavad Toyota Hyundai sarjalt mingit preemiat hooaja lõppedes. Kui ei premeerita, siis kas peaks ja kas sarjal oleks neile midagi üldse anda? Ma ei tea küll, et midagi antaks. Ainuke asi, mida ma tean, et see on see, et raha on vähe promootoril ja jagata sealt midagi ära. Kas see peaks vastupidi olema? Kindlasti peaks. Ja küll on õnneks see, et ikkagi ajalooliselt meeskond premeerib vähemalt sõiteid rallivõitude ja meistritiitlitega, et seal on ikkagi lepingutes sees mingisugused rahalised summad, mida sa saad nii-öelda selle boonuseks, kui sa suudad meeskonda hästi esindada. Aga kahjuks sarja enda poolt rallispordis tõesti ei ole ka mitte mingisuguseid auhindu otseselt minu teada, et mingid eriauhinnad olenevalt kuskilt etapist või antakse, aga see on ka kõik. Aga see kõik taandub sellele, et autoralli ei ole maailmas nii populaarne spordiala. Vaatasin vahepeal Kossu seisu ka. Leedu võitis poole 50-40. Vägev. Ma ei tea isegi, kes mängivad. Leedu ja Eesti mängivad. Okay. Algas sõprusmängude maraton. Aga Paul Aron oli täna võistlustules. Kahjuks mingi tehniline rike ja mees pidi auto ära parkima keset teed. Mis meil täna veel oli? Soomest oli ainult halbu uudiseid. Kristin Lätt jättis MM pooleli. Mis viga oli? Vead on vaimsed ja füüsilised. Okei. Arusaadav. Kaua tehtud ka asja? Muidugi. Mis kaua? Lihtsalt liiga edukas olnud võib-olla. Võib-olla küll, jah. Et võib-olla sarnaselt Roomperaga vaata, et kui on väiksed probleemid, siis ongi keeruline mentaalselt ka. Aga ralliautos on kahjuks vist nii, et kui see on mentaalselt on midagi paigast ära, siis parem ära istu autosse. Nii ta kipub olema, jah, kahjuks. Golf on selles mõttes natuke turvalisem. Ja, just. Aga ei, sport ju ikkagi mõlemad. Aga kuule, heietamiseks läheb? Ja, läheb. Mis kell me homme peame ärkama? Kui sa niimoodi küsid, siis ma ei oska sulle kohe seda peast vastata, aga ma tean, et 11. kiiruskatse algab kell 8.01. Nii et hiljemalt kell 8 peaks istuma juba teleka ees. Sest meie mees stardib ju teisena. Ja, täpselt. Ja algab Parkola katsega, väga huvitav. Ütleme nii, et esimese hooga ma ei tuvastagi ära, mis katses olla võib, aga tuleb järgi vaadata. Teised katsed on sulle tuttavamad? Västile, Päiele, Jõustu? Päiele on kindlasti, olen sõitnud seda mitu korda ja ma pean ütlema, ega Soomes on nende katsete nimedega ka, et kõik on sellised omamoodi nimed, et võib-olla jäägi kõige paremini pähe. Kui meil neljapäevase ja reedese kogupikkus oli 117,10 kilomeetrit, siis homme on meil tummine 142. Korralik päev, kus oleks võimalik midagi ära teha, et selles mõttes on nagu hea.
aga kas on midagi meie vaates võimalik ära teha? Noh, pigem on kahtlane, aga mine tea kunagi. Kui rallipäev on pikk, siis see tähendab, et iga kilomeetriga on ka võimalus, et midagi juhtub konkurentidel ja meie jääme selle peale lootma. Kuidas see ütlus oli, et 142 kilomeetri peale on 284 kilomeetrit kraavi? Absoluutselt. Ja siis, kui me hakkame neid puid veel kokku lugema, kui palju puid seal tee ääres on, siis tõenäosus on olemas, et midagi võib kuskil juhtuda. Ja ei taha olla paha inimene, aga täna tuleb eestlasena natukene selle peale loota. Jaa, aga loodame, et siis Virves ja Linnamäe panevad sellest Korhonist mööda. Ja Nõgene ka ikkagi hoiab oma positsiooni ja teine koht oli ka 5 sekundit tal ainult, nii et homme tuleb ainult peale hoida ja nagu Roberti kurikuulsad sõnad juba eilse esimese katse järgselt olid, et mida vaja. See oli pull, kuule sellest meil ei rääki mõte. Et big balls and... See need Roberti sõnad, need olid ju... Robert ütles seda, et mis sulle siis homseks vaja on. Okay. Ja Ott ütles, et su munad on meil kuidagi värsked või? Et Robertil on vähe värskemad munad, et ta saab panna. Ei, eile oli veel tuju hea kõigil. Kuule, eile oli Otti tuju nii hea, et ma vaatasin, no mida hullu. Mis nüüd juhtus? Kuidas nii hea tuju? Kas tuli laevaga ja sai bufees hommikul kõhu täis süüa mõnusalt või? Kalamarja, et kuidagi maru hea tuju oli, et polnud üldse selline tavapärane. Sa käisid ka ju selle laevaga, kuidas oli bufee? Jaa, ma sõitsin ju veel niimoodi, ma panin Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Stockholm, Stockholm-Tallinn ja siis kujutad ette, et sööd iga päev seal bufees, no lõpuks jõuad Tallinnasse, tunned, et no... Kallased õlud ka ikka, on ju? No ikka. Ja siis tunned, et nüüd küll see Tallinn vajus natuke, kui mina maha astusin laevalt, et ei, no tuli ära kasutada, et kui 40 eurot midagi on makstud ikka söögilaua, siis ega maalani see ei juuti, et ega siis ma pean sööma ka selle 40 eurost vähemalt. Ja. Ei, see on äge asi. Ja jooma. Ja. Aga tõmbame siis kortsu ära ja paneme saate üles. Ja, ma panen Rakvere poole ajama ja kuuleme jälle homme. Aga homme on kusjuures see päev, et homme mina teen telefoni teel Teigoga ja pühapäeval ma teen siis stuudiost. Homme pean lihtsalt jälle olema ühel poissmeeste õhtul. Ja... Kuidas see ralli vaatamine käib? Ralli vaatamine käib lihtsalt, et tegelikult... on niimoodi, et autos on autojuht, kes siis sõidab ja siis paneme ikkagi autost teleka mängima ja... Võtaks Õllesummeril ka mingi ühisvaatamine on või? Ei tea. Võiks ju. Võiks küll, muidugi. Aga mine tea. Ma lähen homme karti ka sõitma, siis ma saan natuke nagu veel ägedam vaata, et ise saad ka korra kiiresti sõita. Peale poissmeest? Ei, see on nagu üks osa sellest. Ma loodan, et ta ei kuula praegu, et see on nagu üllatus. Ai, ja siit läks lendu praegu. Ja. Ei, me midagi maha ei lõika ja kuule, davai. Davai, homseni. Tšau. Tšau. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.